just hiljutine kogemus oli, et mul üliõpilasest laps läks täna hommikul bussi peale ja sularaha nappis, aga sularaha ei saanud õhtul välja võtta, sest et pood on kella 8 kinni ja see sularaha automaat on seal poes sees. Näiteks selline näide. Meie kandis on hästi palju ettevõtteid, kes tegelevad puiduga. Et selles mõttes see on see, mis siin töötab ja sellega võiks jätkata, võiks ka võib-olla arendada, et mida veel saaks teha puidust. Kindlasti sellistes kohtades, kus on turism ka, peaks olema majutuskohti rohkem, selliseid mitte suuri, mis ennast ainult kompleksina müüvad, vaid ka pisemaid, puhketalusid, selliseid kodumajutust pigem. Kindlasti võiks olla selliseid kodukokkajaid rohkem, et mida saaks ju ka pereemad teha laste kõrvalt. Jõgeva valla ettevõtluspilt on kirja nagu lapitekk. Kui mõelda toidu valdkonnale, siis kõige tuntum üle Eesti on kindlasti Scanola oma oliiv- ja rapsiõliga. Aga meil on toredaid väiketootjaid, uuendusmeelseid söögikohti, kes interpreteerivad hooajalist toorainet parimal viisil. Aga ma arvan, et Jõgeval on kindlasti kohta ühele kaasaegsele turuplatsile. Ettevõtluse edendamine kindlasti, ettevõtjatele igasuguse toe pakkumine, usun mina. Et on see siis läbi logistika, on see läbi teatud soodustuste, teatud võib-olla toetuste kirjutamise, toe abi, et see toob ju selle sünergia siia piirkonda, usun mina. Meil on üks niisugune pealinnast kolinud tore mees, Marek Palder, kes näiteks võttis pidada ühe väikese poe ja siis teise ja nüüd kolmandagi. Et läheb ka vaja, sest suured poepidajad on väikese huvi tõttu need poed kunagi sulgenud, aga tema tõi need poed maa kohta tagasi, nii et täiesti tavaline teenus, toitu ja esmatarbeid läheb inimestel ikka vaja, nii et me ei pea leiutama mingit jalgratast, vaid tuleb lihtsalt kusagilt otsast pihta hakata, nii et ma usun, et ka niisuguseid kohalikele inimestele suunatud teenuseid läheb nagu alati vaja, nagu ka näiteks toidukohti, et alati on loetud seda, et jah, et ettevõtlus on nagu hirmus oluline ja seda peab toetama igati, et inimestel töökohad oleksid ja siis nad ka siia valda ju kolivad ja siia jäävad, kui neil on tegevust. Et omavalitsus oleks atraktiivne ja saaks pakkuda häid teenuseid, on vaja raha. Raha tuleb tulumaksu laekumisest, tulumaksu laekumine tuleb, kui on töökohti tuleb, kui on edukaid ettevõtteid ja edukaid ettevõtteid tuleb, kui on hea infrastruktuur. Omavalitsus peaks keskenduma heade tingimuste loomisele ettevõtetele.